Tere õhtust! Mina olen Sandra ja täna on tulnud see päev, kus ma saan rääkida Jumala imelisest tervendamisest ja vabastamise imest. Ma ütlesin Jumalale, et issand, kui sa mind sellest terveks teed, siis kõik inimesed peavad seda kuulma. Jumal, kõik peavad kuulma, et sa oled elav ja vägev ja sa kuuled palveid. Sellepärast, et the story of my life, minu elulugu, see sai muudetud. Ja nüüd ma tahangi lühidalt rääkida, mismoodi Jumal mind vabaks tegi ja mismoodi Jumal mind terveks tegi. 14 aastat tagasi oli minu esimene paanikahoog tööl. Ilmselt oli see igasugustest pingetest tingitud. Ma õppisin samal ajal ülikooli viimasel aastal. Ma käisin tööl ja lisaks sellele on mul olnud palju selliseid peatraumasid lapsepõlves. Mul oli auto, sõitis mul otsa, hobuse seljast olen alla kukkunud. Vanaaegne nõukakapp kukkus kaela, suure kiviga visati silmanurka ka õmblusse. Ühesõnaga väga palju asju, mis lapsele tekitasid traumasid ja sellist hirmu. Ja see ärevushäire, paanikahood, depressioon, need algasid siis kõik peale, kui ma sain oma esimese paanikahoo töö juures ja mul lihtsalt pilt läks eest ära, kõik läks uduseks, ma ei saanud enam mitte midagi aru, mida ma teen. Ma müüsin kliendile ühte käekotti ja ma ei saanud enam mitte midagi aru. Ma lugesin need sedeleid üle ja ma ei teadnud enam, mida ma pean selle rahaga tegema. Siis ma panin poeukse lukku, helistasin, kuidagi sain isa numbri valida ja siis ta viis mind haiglasse. Ja siis pärast seda läksin arsti juurde ja arst ütles, et see oli paanikahoog ja pärast seda neid hakkas korduma ja korduma. Mul oli tohutu, kohutav ärevushäire, depressioon. Mul oli tohutu hirm, lootusetus ja eriti raskeks läks asi siis, kui 5 aastat tagasi mulle sündis mu üks ja ainus poeg. Lisandusid 488 magamata ööd päeva. Olid mingisugused lühikesed sellised mõnetunnised tukkumised või sellised, aga ühesõnaga mul oli meeletu väsimus ja ma tundsin ühel hetkel, et appi, mida ma teen, et ma tunnen, et mu katus hakkab ära lendama. Sest ärevus on selline jube asi, mis mõjutab inimese keha, mõtteid, käitumist. See on selline ülivalvsuse tunne, mis võimendub katastroofi tundeks. Ja mu peas oli ainult mõtted, nad ainult keerlesid ja keerlesid seal nagu rattas niiviisi. Ja ma ei suutnud neile lõppu teha. Ja nad olid ainult negatiivsed. Mõnikord sain siis selle jubeda paanikahoo taas, kui kuskil keset poodi või kuskil tundsin, et kõik on aegluubis. Ma ei saa mitte midagi aru. Lihtsalt ma olen siin hetkes ja ma ei tea, mis edasi saab. Lihtsalt oli selline surmahirm. Mul oli hirm iga tegevuse ees, iga hommiku ees, sest on jälle uus hommik ja ma ei tea, kuidas ma vastu pean. Mul oli hirm iga õhtu ees, sest öösiti olid sellised tugevad rünnakud mu üle. Ma kartsin inimestel helistada, ma kartsin kirjutada, ma kartsin lasteaeda viida, ma kartsin kõike, see 24/7 oli mu küljes, selline hirm, selline värin. Mu peopesad, tallaalused higistasid, see oli kohutav. Ma käisin pilk maas, et inimesed mind tänaval või lasteaias või kuskil koolis või kuskil ei kõnetaks, et nad ei küsiks mu käest midagi, ma ei tahtnud inimestel otsa vaadata. Mu mälu oli väga halb, ma ei mäletanud asju. Ma ei suutnud enda eest hoolitseda, oli raske hoolitseda pere eestki, sest kui oled depressioonis, siis lihtsalt
on tõeliselt raske isegi duši alla minna, kui hakkad mõtlema, et mida sa kõik seal tegema pead ja see näib lihtsalt nii suure kadalipuna, et seda lihtsalt ei võta ette. Ma tundsin, et mu aju ümber on selline pime kate, selline hall kate oli mu peal kogu aeg, mis ei läinud ära. Ma ei saanud olla kordagi hetkes, et ma naudiks kas või ühte hetke, sest selline kiirus oli kogu aeg. Ma pean seda tegema, mul on vaja ruttu seda teha. Ma lõin ennast kogu aeg igal pool ära, kapi uste vastu igal poole, sest nagu mõtted läksid ees ja siis tuli nagu tegevus järgi, et ma ei jõudnud nii kiiresti tegutseda, kui mu mõtted ees nagu ringi käisid. Ja mu sees ei olnud rahu, mu sees ei olnud rõõmu, ei olnud isegi pisaraid, et saaks välja nutta, sest lihtsalt pisaraid ei tulnud, sest midagi oli seal ajus niimoodi juhtunud. Aga mõnikord ma nägin selliseid helgeid sähvatusi, nagu selliseid, kus ma tundsin, mu südames oli, see oli ainult sekundi murdosa, kui ma tundsin sellist rahu ja korraks sellist rõõmu, nagu, aga see oli nii hetk ainult ja siis see kadus jälle ja jälle reaalsus oli siin. Aga see andis mulle lootus, et ma tean, et Jumalas on see vabadus olemas. Ma teadsin, et Jeesus on vabadus ja tema on andnud meile vabaduse. Ma tahan seda kätte saada nii väga. Ja ma tean, ma rohkem ei hakka sellest negatiivsest kirjutama, sest kõik vana on möödas ja kõik uus on tulnud asemele. Ja ma tahan öelda, et 2021 juunis ma nägin ühte Ain Varese maali, mille nimi on The Power of the Blood. Ja ma nägin seda naist selle pildi peal. Ja ta oli nii vaba ja mõtlesin, et just nii vaba ma tahan olla see, nagu see naine sinna maalitud pildi peale. Ja ma kirjutasin sinna sisse, et Kristuses on vabadus, ma tean, aga ma ei tea, miks mul seda ei ole, aga ma tahan seda kätte saada, ma ei anna alla. Ma loodan issanda peale. Ja ühel hetkel ma lihtsalt juba mõtlesin, ma ütlesin oma sõbrannale, et kas ma pean mingisugusesse, ma ei tea, kas mingisugusesse minema teraapiasse, mingisse meditatsiooni või kuhugi mingisse tehnikat tegema, et ometi see ärevus ükskord ära kaoks, et ma ei jaksa sellega enam elada. Ja siis ära tee mitte mingisugust tegemist, ei New Age ega mitte millegagi. Ja ma teadsin ju südames loomulikult, et ma ei teeks seda, aga kuidagi vahepeal tuli selline kibestumus isegi või selline viha, et Jumal, aita mind, palun, kus sa oled, Jumal? Ma hüüdsin hinge põhjast, Jumal, aita mind. Aga siis kui sõbranna ütles selle ära ja siis ma ütlesin jah, läbi selle kibeduse ja nagu selle kurbuse ja kõige ma ütlesin, et jah, mina loodan issandale. Ja kui ma selle nagu panin kirja sinna ja temale ütlesin selle välja, ütlesin, jah, mina loodan issandale, siis pärast seda hakkasidki nagu need väiksed asjad tulema ja siis jõudiski sellele kulminatsioonini. 19. veebruar ehk siis 4 nädalat tagasi peaaegu. Me tulime perega Eesti. Ja ma tean, et siis oli just Eestis selline 19–21 minu meelest oli selline palve ja paastuaeg enne valimisi Eestimaa pärast. Ja me tulime perega siia, nagu ikka me tuleme. Ja ma läksin nendesse kohtadesse, kus ma ikka käin oma vanemate juurde. Ja ma tundsin, et midagi on teistmoodi, et midagi on muutunud mu sees. Et mu süda enam ei värise. Ma saan rääkida inimestega rahulikult, ma saan võtta vestlustest osa, mu süda ei värise, mu mõistus ei ole lukus, ma saan loogiliselt mõelda. Kõik need asjad läksid lahti, kõik see muutus toimus minuga selle nädala jooksul, kui ma Eestis olin. Ja ma ootasin uut päeva, et saaks näha, et mis jälle uut tuleb, sest ma olin nagu ära unustanud, kuigi ma vahepeal võtsin ka antidepressante, mis aitasid mingil mõttel seda ärevust nagu alal hoida, aga nad ei võtnud kunagi ära mu depressiooni, nad ei teinud kunagi mind lõplikult terveks. Ja siis ma olin nagu ära kaotanud selle, et kes ma siis päriselt olen, kes ma olen, milliseks Jumal mind on loonud. Ma olin nagu ära unustanud selle, sest nende rohtudega tuleb ka palju kõrvalmõjusid. Ja ma igatsesin näha seda, kelleks Jumal mind on originaalis loonud. Ja siis selle Eestis olemise ajal ma tundsin, et minus ei käivitu enam seda hirmu, ärevuse, paanika,
sellist reaktsiooni, seda lihtsalt ei käivitu enam mu peas. Ja ma olin nii üllatunud ja ma olin nii täis rõõmu ja ma sain oma sõbrannaga kohvikus kokku ja ta ütles, et me jagasime nagu samu asju ja siis ta ütles, et Sandra, mul on imelik olla sinuga, et sa oled nii teistsugune, et sa oled kuidagi nii õhinal ja nii elevil, et mis toimub. Ja ma tean, et selle ajaga, kui ma siin Eestis olin, ma sain täiesti terveks depressioonist. Ma sain täiesti terveks paanikast, ärevusest ja täiesti vabaks hirmudest. Tänu Jeesusele selle eest, tänu Jeesusele selle eest. Ma olen päriselt nüüd vaba, ma ei orja enam neid hirme, mis mu üle kogu aeg tulid, ma ei orja neid enam, sest need on läinud. Ja see tunne on nii imeline. See, kui Jumal teeb selle ime, mida sa oled nii kaua palunud ja oodanud. Jumal andis mulle tõeliselt. Tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus. Jumal on andnud mulle tagasi rõõmu ja rahu ja need 4 nädalat, mis ma olen käinud nagu vabaduse sees. Tõesti, ma tunnen, kuidas Jumala pühavaim on nii lähedal. Ma tunnen, kuidas õnnistusi tuleb ustest ja akendest, kuidas inimesed annavad mulle teed tänavatel ja lihtsalt inimesed suvaliselt pakuvad mulle abi asjadest nagu ükskõik kus iganes nagu mingisugused näited mul on, aga ma praegu nendest küll ei hakka rääkima, aga need lihtsalt ma tunnen, kuidas Jumala ligiolu on tugev ja kuidas Jumal tahab tagasi anda kõik ja ma kogu aeg nagu võrdlesin ennast Iobiga. Sellepärast, et Iobil oli nii palju kannatusi elus. Ja me teame, et Jumal jäi kindlaks ja tema vagadus pandi proovile ja Jumal pani proovile ka minu vagaduse ja selle, et kas mu usk jääb püsima ikkagi lõpuni välja. Ja ma jäin ja ma lootsin Issanda peale. Ma olen täiesti muutunud, ma olen 100% uus inimene, tänu Issand sulle selle eest. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ja kui ma ühel öösel ärkasin üles, siis ma viimased ööd olengi niimoodi, need viimased nädalad ärkan öösel üles ja mu sees on nii suur tänu. Ma lihtsalt tänan Jumala, et ma ei taha, et see tänu lõppeks mu suult ära, sest see on lihtsalt nii suur asi, kõik muutus. Ja lihtsalt ühel ööl ma võtsin selle Iobi alguse lahti ja see hakkab niimoodi, et Uusimaal elas mees, Iob nimi. Ja mõelge, see koht, kus ma elan Soomes, Kerava linn, see asub Uusimaal. Tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus. Ja nüüd ma tean, et saatan ei maga, sest ta ikka tuleb ja hirmutab, ta ikka tahab panna neid valesid pähe, ta tuleb ikka selle sama mõttega hävitada ja tappa. Aga nüüd mul on see meelevald astuda saatanale vastu, astuda vastu nendele kõikidele rünnakutele Issanda nimel ja Issanda sõnaga. Tänu Jumalale selle eest ja ma julgustan iga ühte praegu lihtsalt lootma Issanda peale, lootma tema peale. Sest tema käes on pääste, sest tema käes on lootus, tema käes on vabadus, ta on tõeline vabaduse tooja. Amen. Halleluja. Halleluja. Sandra, ma küsin su käest veel ühte asja. Kas Soome arstid tõestasid või ütlesid, et sa oled terve? Ma käisin terapeudi juures, psühhoterapeudi juures. Tule siia poole. Ma käisin psühhoterapeudi juures ka, mul oli 20 korda määratud haigla poolt ja ma jõudsin käia ära kas 5 või 6 ja siis ma läksin sinna kohale sellel ühel nädalal siis ja ütlesin, et teate, mul on juhtunud Jumala ime. Ma olen täiesti terve, see depressioon on kadunud, seda ei ole enam, sellest ei ole mingit märki. Ja siis ta algus, nii, ja siis ta hakkas mind küsitlema ja siis ma rääkisin tal kõik, mis on muutunud ja ma rääkisin tal, mis minuga juhtus ja siis me vaatasime mõlemad lakke ja siis ta ütles, no siis meil ei ole enam vaja kohtuda. Ja ma ütlesin, et siin ei ole mingit probleemi enam, mida tahata. Ja siis
see arst, kes oli mulle määranud need antidepressandid, ta ütles niimoodi, ta helistas mulle ja et 6 aega hiljem, kui ta oli mulle need määranud, need uued, siis ta helistas mulle ja küsis, et jah, et ma tahaks teada saada, et kuidas sul siin nende uute ravimite võtmisega läheb. Ja ma ütlesin tal, teate arst, ma ei ole neid võtnud mitte ühtegi, sest ma sain terveks. See on jumala ime, et ma sain täiesti vabaks depressioonist. Aga arstil on seda raske uskuda, sest arstidel on vist imedesse raske uskuda. Ja ta proovis mulle igasuguseid asju pähe määrida. Ta ütles, et äkki sul on ikka selline asi, et äkki sul on selline lihtsalt mingisugune aeg või mingi selline periood, et ma saadan su ikkagi kliinilise uuringule psühhiaatri haiglasse. Ja mõne aja pärast tuli mulle koju see kiri ja vastus, et see on tagasi lükatud, et sind ei ole vaja siia sellepärast, et me ei näe põhjust. Ja ma lihtsalt seisan selle peal ja ma lähen iga päev koos Jumalaga edasi ja ma tean, et ma olen terve ja ma ei lase ennast enam panna sinna vangistuse, sest vabaduseks Kristus on mind vabastanud ja ma püsin selles. Amen. Ja ma ei lase ennast enam panna sinna orja ikkesse. Amen. Amen. Vägev. Tänu Jeesus.